lapsepõlv möödus minul üsnagi palju sporti tehes ja mitte ükski asi ei viidanud nagu tol hetkel sellele, et minust oleks pidanud saama üldse sõltlane. Ei olnud miskit põhjust kellegile arvata, et ühel päeval mees vajab abi. Pöördeline hetk tuli siis, kui ta sai teada, et Männiku karjääris tapeti tema onupoeg. See teadmine oli noorele mehele suur löök. Ma hakkasin alkoholi siis kasutama mitte enam kui fun'i pärast ja lõbu pärast, aga ma hakkasin teda kasutama kui üht valuvaigistit. Ja valuvaigistit seetõttu, et ilma selleta oli väga raske nagu seda asja kõike võtta. Alkoholi tarbimine sai igapäevaseks ja see süvenes. Onupoja vägivaldne surm pani noort meest kogu maailma vihkama. Kogu valu ja viha, mis tema sees aina kasvas, pani aluse hävitavale sõltuvusele. Ma ei suutnud ärgata ilma selleta, ma ei suutnud liikuda ilma selleta, ma ei suutnud mitte midagi teha ilma alkoholita, kuna see alkoholi nii süvenud minu elus. Ja loomulikult sellise tarbimise tagajärjel mitte ükski inimene ei tahtnud mind enam lõpuks näha. Elasin kaks viimast aastat enne Lootuseküla tulekut tänavatel ja koorisin taarat. Hankisin raha sealt, kus sain ja elasin tänavaelu. Paljud minu ööbimiskohad olid siis rongijaamad ja muud sellised sellelaadsed kohad. Järjekordsel joomingul sai Erko teada, et on olemas Lootuseküla, kus ravitakse erinevaid sõltuvusi. Endale ka üllatusena haaras ta sellest võimalusest. Tagasi vaadates näeb mees sellest Jumala juhtimist ja abi, millest sel hetkel polnud aimugi. 2014 aasta palaval suvepäeval ma saabusin siis Lootusekülla rongiga ja muidugi see oli üks huvitav hetk, kui ma siit väravast sisse tulin. Mulle tundus kõik nagu, et see on selline nagu muinasjutt siin minu jaoks, sest et ma olin harjunud tänavaeluga ja teistsuguse eluga. Ja et kõik olid nii lahked kuidagi ja hästi turvaline tundus kõik. Ja ma mäletan seda päeva ühte palvekoosolekut, mil ma sain siin päästetud. Ma võtsin vastu enda ellu Jumala ja tegelikult tol päeval ma nagu ei tundnudki eriliselt midagi, et minuga oleks midagi juhtunud. Aga see hakkas toimuma minuga hiljem, sest ma sain aru, et ma olen enda ellu võtnud Jumala. Ja ma tundsin, et nii on väga turvaline elada ja ma nägin neid printsiipe, millega teised inimesed siin elasid ja see sütitas minus veel rohkem seda nagu Jumala otsimist ja Jumalaga koos käimist. 2015 aastal ma lõpetasin selle programmi siin ja ma asusin siit edasi minema siis Keilasse meie adoptatsioonikeskusesse, kust kohast siis ma hästi kiiresti ka edasi läksin, võttes siis enda korteri ja kogu see maailma uhkus ja kogu see asi hakkas mulle peale tulema ja ma langesin uuesti. Aga tänu mehe õige otsuse ja Jumala abile alustas juba kord läbitud programmi uuesti, võttes seda siiski tõsisemalt, nagu see oleks tema viimane võimalus. Eksimuste tunnistamine ja põhjalik analüüs aitasid tal mõista, et ainus lahendus, mis teda kui sõltlast aitab, on teha koostööd Jumala ja iseendaga. Noore mehe ellu tuli teadmine, mille läbi ta mõistis, miks on ta Lootusekülas ja mis on tema edasised sammud. Pärast seda olin vabatahtlik siin 3 kuud
ja siis hakkas minu nii-öelda teine etapp. Ehk siis kutsuti seda treeningprogrammiks ja läbisin selle, tundes veel rohkem nagu jumala kutset selles. Ja siis jäin veel aastaks siia vabatahtlikuks. Ja pärast kõike seda olin ma asjad väga selgeks saanud. Ma olin oma kutse leidnud ka tuletõrjes ja siin meie päästeseltsis ja kõiges muus ja siis ma jäingi siia juba töötajaks. Praeguseks hetkeks siis olen ma Lootseküla töötaja ja juhin Lootseküla päästeseltsi ja olen õnnelikult abielus. Minu unistused, üks nendest on juba täitunud ja teine on siis täitumisel. Minu üks unistus, mis mul oli, ma tahtsin elada kainet elu. See on minul täitunud ja ma olen väga, väga õnnelik selle üle, et ma praegu saan elada sellist kainet elu ja tunda, milleks tegelikult on mind Jumal üldse loonud. Ja teine unistus on, et kui ühel päeval valmib siia Lootsekülla siis uus meie päästekomando, et millest olen ma palju unistanud.